Tere päevast, head kuulajad! Minu nimi on jätkuvalt Kalle Voolaid ja mul on jätkuvalt hea meel ja rõõm juhatada sisse Eesti Spordi Olümpiamuuseumi uus podcasti episood. Eetris on Rüütli 15 ja koos minuga on mikrofonide ette istunud taaskord muuseumi arendusspetsialist Urmet Paloveer. Tere Urmeti poolt teile ka tänaseks. Ja kuraator Rait Männik. Rait tervitab. Ja endiselt oleme oma kodudes ja püsime endiselt Eesti spordiloo põletavate teemade ja huvitavate sõlmpunktide juures. Jätkates täna siis ühel tõesti huvitaval teemal, millel samas koosseisus, samas meeskonnas ühe korra juba oleme arutlenud mõni saade tagasi Eesti spordiloo olulisematest hetkedest siis. Küsimuseks oli, kui mäletate veel, kas on üldse võimalik mingil moel meie spordiloo olulisi hetki reastada ja kui siis, kuidas võiksime me seda teha. Ja leidsime siis selles eelmises diskussioonis, et tegelikult ju saaks, kui oleme kokku leppinud lähteülesandes, siis eesmärgis, mida täpselt me otsime. Ja oleme kokku leppinud kriteeriumides, kuidas me seda täpselt siis otsime. Ja nendes kriteeriumides me siis proovisime eelmisel korral kokkuleppele jõuda, leidsime, et see võiks olla umbes täpselt kuidagi 3 olulisel talal tuginev nii-öelda otsing, et saame otsida ja rääkida ikkagi konkreetsetest sportlaste, konkreetsetest liigutustest, sooritustest või tõesti siis mingitest konkreetsetest hetkedest meie spordiajaloos. Ja me peaksime kuidagi olema võimelised ära põhjendama, kas need hetked olid siis olulised Eestile, meie ühiskonnale nii-öelda tolles ajahetkes ja kas need olid ka ikkagi väljapaistvad mingil moel rahvusvahelises suures plaanis või suures pildis. Ja kui me suudame selles kokkuleppel jõuda, et siis võiks olla mingisugune nimekiri täiesti kokku pandav. Nii et olles siis spordimuuseumi töötajad, me oleme algusest peale tõesti üritanud selliste hetkede otsingul lähtuda meie spordiajaloo kogu mõõtmest ehk siis sellest 100 või veidi rohkemast aastast, mitte nüüd siin paarist viimasest aastakümnest või meie sellisest viimasest värskest mälust. Ehk meie jaoks on olnud huvitav just see, et kas on võimalik neutraalselt hinnata või võrrelda kuidagi neid 100 taguseid hetki meie tänaste või viimaste selliste suurte hetkedega. Ja tõesti oleme me täna teie ette tulnud, head kuulajad, just selle uudisega, et me oleme mingisuguse nimekirja kokku pannud. Kui te nüüd olete meie sotsiaalmeediat jälginud, siis te olete märganud, et meil oli ju siin nädalakene või natuke rohkem tagasi juba olemas ka selline esialgne nimekiri, kus oli veidi üle 20 hetke ja see oli ka siis toodud teie ette, et te saaksite seda vaadata, sellega tutvuda, seda hinnata ja sinna võib-olla omi mõtteid veel lisada. Ja see on väga hästi meil tööle läinud, ehk siis suur tänu teile, head kuulajad, et te olete meiega kaasa mõelnud, oma arvamust avaldanud ja vastukaja on nii-öelda olnud, et Urmet, sa oled sellel küsitlusel või meie viimastel sellel teemalistel postitustel nüüd olsalt silma peal hoidnud. Saad sa mingisuguse kokkuvõtte teha, et kui aktiivseks seal siis liiklus läks või kui palju neid kuulajaid siis oli, kes meiega kaasa mõtlema soostusid sellel teemal üldse? Jah, seda rahvast tuli päris ohtralt, et ületasime sellise maagilise 100 piiri suisa. Ja kui me nüüd veel vaatame, kui vaadata siis meie podcasti kuulatavust, siis peab ütlema, et huvitav on see, et isegi tegelikult seda podcasti episoodi alla laadinud või kuulanud inimesi tegelikult, ühesõnaga inimesi on tulnud ka mujalt kui meie kuulajate hulgas selle uudise peale kohale oma mõtteid jagama meiega. Jah, no tegelikult ega meil puudub ülevaade mitmekesi koos need podcaste kuulati, et kui hoiti 2-meetrist distantsi, siis võis neid kuulajaid ka ju suurem arv olla, kui see kuulamiste number seda näitab. Aga tõesti on hea teada, et see
ka meie Facebooki lehel liikuma läinud uudis jõudis päris aktiivselt elu elada, jõudis päris paljude huvilisteni ja tõesti meid leiti ja see teema püstitus oli ilmselt piisavalt huvitav, et asuti selle kallal oma teadmisi rakendama ka ilma podcasti kuulamata, et seda võib ka üsna julgelt nagu väita. Aga kui nüüd asja juurde minna, siis mida meie kuulajad siis arvasid või kuhu oma mõtetega välja jõuti? Kas tuli seal väga suuri lahknevusi või kääres sellest, kuhu meie oma mõtetega eelmisel korral jõudsime? No tegelikult, kui me seda laiendatud loetelut 21 liikmelist listi kokku panime, siis enne seda meie eelvalikusõel oli vast poole laiem ja mitmedki pakkumised, mis nüüd ka meile tehti, oli nagu hea äratundmine, et jah, nii seda teemat oleme käsitlenud kui teist, kaalunud, vaaginud selle kandidatuuri tugevust, kas lisada valikute ringi või mitte. Ja hea tõdemus oli, et ega siitpoolt nagu ühtegi väga olulist aspekti kahe silma vahele polnudki jätnud. Oli eeldada, et kuulajad pakuvad pigem saavutusi viimasest ajast ja võib-olla selliseid pallimängu episoode rohkem. Üks, mis meie valikusõelal ei olnud, oli näiteks siis Euroopa meistrivõistluste 6. koha võit 93. aastast korvpallis ja meie dilemma siin selle kahe lähestikku asuva spordisündmuse võrdluse osas kaldus siis sinna poole, et eelistasime 91. aasta liidu meistritiitlit. Sest tegelikult meil selle nii-öelda esimese ringi valikus see 93 ka tegelikult oli, aga tõepoolest me siis vaatasime, et kumb neist kahest nagu tunduks olulisem ja et ei hakanud kahte väga sarnast sinna panema. No just, et ega see 6. koht ei ole ka Eesti korvpallikoondise parim saavutus EM-il läbi aegade ega ka mitte paremuselt teine saavutus. Jah. Nii et tundus põhjendatud meil see kaldumine 91. aasta poole. Aga hea tõdemus oli, et spordisõprade südames EM-i tulemus on ja seda ka mitmel korral välja käidi. Pallimängudest tuli esile veel Mait Riismanni veepallikuld ja oli ka sellist tähelepanu juhtimist sellele, et jalgpalli on pisut vähe ehk meie loetelus. Et nii kuulsusrikas EM-i valiktsükkel, kus Eesti oli jõudmas EM-turniirile, natuke ei puudu. See oleks võinud kuulata arvates olla loetelus. On kuulda olnud ka efektsetest ilusatest väravatest, mis mõnele vastasmeeskonnale löödud. Tahaksid sa äkki kohe siin mõne hea näite tuua, mis sellised meeldejäävamad väravad siis võisid olla? No podcasti väliselt on mõni hea tuttav nööbist kinni võtnud piltlikult öelda ja sügavalt silma vaadata. Ma loodan, et ainult piltlikult praegustel ärevatel aegadel. Ja viidanud Eesti jalgpallikoondise võidule Venemaa üle ja ka viigile Venemaaga, mis on saadud, kui võit oli sellises sõprusmängus, mida küll ilmestasid siis külalisfännide näotud loosungid ja nende korrale kutsumine ja kõik omamoodi sellise meeldejääva hetke moodustas, siis sportlikus plaanis võib olulisem oli hoopis EM valiktsüklis välja võideldud viik Venemaa vastu, mille kohta Urmet ilmselt oskab siin täpsemat tagaplaani veel tuua, mida see kõik põhjustas. Tahad sa seda teha, Urmet? Jah, kusjuures see oli tegelikult isegi MM-valiktsükkel 2006. Jah, pole hullu, need vahetuvad nii kiiresti. Aga jah, see tegelikult viik tolles valiktsüklis nii-öelda mäng rohkem selliste punktide ja mõisa peale võiks öelda, et isegi olulisem kui võib-olla sõprusmängu viik, kus mitte viik, vaid võit.
kus võib-olla katsetatakse koosseise ja see võit ei ole päris võib-olla nii tõsiseltvõetav. Või on küll tõsiseltvõetav, aga võib-olla mitte nii mõisa peale. Aga tookordne viik tõepoolest jättis ju Venemaa MM valikgrupis 3. võrdsete punktidega Slovakkiaga, kes oli sai lõpuks paremate väravate vahetõttu 2. koha ja pääses edasi play-off ringi, aga see viik röövis Venemaalt tegelikult võimaluse üldse heidelda edasi MM-ile pääsemise üle, nii et selles mõttes võiks isegi seda viiki selles osas pidada vast olulisemaks kui võitu. Siin oleks veel hea võib-olla vahele rääkida ju üks anekdoot, mis läheks liikvele Venemaal just pärast neid mänge Eestiga, kus siis Eesti oli ootamatult edukas. Ma usun, et siin oli just kaotatud mäng Tallinnas venelastele see eriline päästik, mis neid anekdoote levitama hakkas, et kui taaskord Eesti ja Venemaa ükskord jalgpalliväljakul kokku said ja Eestil oli ohtlikust kohast karistuslöök. Vene koondise väravavaht ehitas müüri karistuslöögi ette ja kõik mängijad olid siis ikka, nagu alati ikka ollakse, et näoga selle Eesti poolt karistuslööki andva palluri suunas, siis üks mängija keeras lööjale selja ja vaatas näoga oma väravavahti ja kui väravavaht, Vene koondise väravavaht, ta siis meeleheitlikult sõimama hakkas, mis sa teed? Keera näoga ennast lööja poole, siis kaitsemängija teatas asjalikult, et teil võib-olla on ükskõik, aga mina tahan väravat näha. No jah. Selliseid toredaid anekdootiad ollal Venemaal rääkima hakata, nii et Eesti jalgpall oli ühel hetkel tõesti meie idanaabrite jaoks väga suur. Jah, viimase 2-3 lauset lisakandidaatide kohta ütleks siis päris mitmeid sportlikke karjääre toodi välja, mida ehk võinuks ka meie loetelus siis olla, aga eks me ka ise vaagisime, et nii pikk kui näiteks on Viljar Loori särav karjäär olnud, unikaalne siis sportlaste ajaloos, ainus, kes on täiskasvanud olnud Eesti meistriks, ennast liidu meistriks, võitnud EM-kulla, MM-kulla, olümpiakulla. Et raske oli sealt ühte heredat hetke välja tuua, mis siis ilmestaks niisugust säravat, väga säravat karjääri. Ja ka Gerd Kanteri puhul tegelikult võib-olla see, et ta oli liiga pika aja jooksul liiga tubli, sai selles mõttes natuke saatuslikuks, et siin meie loetelust ta napilt välja jäi. No täpselt nii ja see on ka see, mida me võib-olla tahame praegu sissejuhatuses just nimelt rõhutada, et see kõik on subjektiivne, kogu need nimekirjade koostamised on kahtlemata sellised mängulised ja meelelahutuslikud ja tänase päeva hetkeseisus ainult võib-olla põnevad, et see kindlasti ei ole lõplik, põhjalik ega absoluutne tõde, mida me siin teile nüüd tutvustama hakkame. No jah, et kui keegi välja on jäänud, siis me võtame vastutuse, vabandame, kummardame maani meie sportlaste ees ja palume kergemat karistust. 40 aastat pärast võivad paljud esikümne asjad tunduda tagantjärgi vaadates üldse mitte esikümne väärilised. Just nii, et ajalugu ju on pidevas muutumises, väärtushinnangud, uued arhiivileiud, kõik ju muudab seda pilti pidevalt ja see on täpselt see, mis meil on aprillis 2020, see ülevaade meie spordiajaloost. Võib-olla juba mõne aasta pärast tuleb neid leide ja asju juurde. Ja võib-olla me peaks tegema veel hoopis eraldi tabeli Eesti suurimad sportlased, sest et mõne karjäär on olnud nii särav ja tugev, et suurt sellist ühte hetke ei ole võtta, sest terve karjäär ongi üks suur, särav, kõrge tasemeline, nagu me siin Rait mainis Viljar Loor ja Gerd Kanterit, et võib-olla taoliste sportlaste jaoks ongi vaja veel hoopis eraldiseisvat tabelit. Ja meil neid tiitlivõistluste võitudega pääratuid ju palju ja kõik sellised nimekirjad minu arust ainult väärtustavad meie spordiajalugu, nii et neid nüansse ja kontekste ja lähenemisnurki teha või arutada, see on ainult tore ja hea ja positiivne. Selles mõttes, eks see oli meile ka ju selline kerge rõõmus üllatus, et kui võib-olla algul tundus, et mis see 10 siis ära leida on, siis mingi hetk tundus, et siit võib isegi mitu 10 välja tulla. Ja ma arvan, et me võime neid 10 hakata tootma küll ja veel ja kui eriolukord kestab, siis võib-olla toodamegi.
aga ma arvan, et sissejuhatust on nüüd tehtud, vabandusi, selgitusi oleme jaganud, andestust palunud, nii et lähme ehk siis asja juurde, et leppisime siis kokku 10 olulisema spordihetke valimise ja selleni me oleme jõudnud, nii et head kuulajad, toome nüüd teie ette endi poolt lubatud nimekirja 10 Eesti spordiajaloo olulisemat hetke seisuga aprill 2020. Ei hakka me neid hetki nüüd panema küll tähtsuse järgi selles mõttes nimekirja või pingeritta, et meil ei ole nüüd nii, et esikohal on ja 10. kohal on. Me jätsime need 10 nüüd pingeritta selles mõttes panemata ja toome need teieni kronoloogiliselt, sest et seda on tõesti väga keeruline nüüd ütelda, mis nendesse kõige tähtsam peaks olema. Eks igaüks teist saab seda oma kodus siis paberi ja pliiatsiga võib-olla mängides ise koostada seda pingerida tähtsuse järgi. Nii et kronoloogiliselt siis tulema hakates ja nagu ka me ütlesime, et oleme proovinud sellist ajaloolist mõõdet siia anda, siis tegelikult vanim hetkedest, mis meie 10 valikusse siis pääses, oli seotud Berliini olümpiamängudega aastal 1936 ja loomulikult siis Berliini olümpiamängude maadlusvõistlustega, kus eestlastel läks väga hästi ja meie toonase suurima spordisangariga Kristjan Palusaluga. Maadleja Kristjan Palusalu siis saavutas Berliinis erakordset edu, saavutas 2 kuldmedalit ühtedelt võistlustelt, võitis nii Kreeka-Rooma kui vabamaadluse raskekaalus kulla siis ja see oli selles mõttes ajalooline, et neid maadlejaid, kes seda on suutnud võita ühtedel mängudel mõlemas maadlusviisis on väga vähe. Enne Palusalu oli seda suutnud vaid üks maadleja, rootslane Ivar Johansson, 1932 Los Angeleses ehk siis 4 aastat varem, aga erinevalt Palusalust siis peab ütlema, et Johansson maadles maadlusviisides erinevates kaalukategooriates, nii et Palusalul on veel, tema võit oli veel selles suhtes eriline, et mõlemad kullad tulid ühes samas kaalus ehk siis raske kaalus Eestisse. Nii et selles mõttes igati ajalooline ka oma erilisuse poolest, et seda ei ole hiljem ega ka nagu ei olnud varem ega ei ole hiljem keegi suutnud, et ühes samas kaalukategoorias ühtedel samadel olümpiamängudel võita mõlemas maadlusviisis siis kuldmedal ja tegelikult tänapäeval on see ikkagi peaaegu juba võimatu, sest et võite mind parandada, aga mina väga palju ei tea üldse selliseid maadlejaid, kes praegusel ajal veel mõlemas maadlusviisis aktiivselt võistlevad, et minu arust on seda järjest vähemaks jäänud ja see komme kadus ikkagi minu arust ikka juba 60-ndatel või 70-ndatel suhteliselt ära, et maadlejad harrastavad mõlemat maadlusviisi, nii et kui neid oli, siis täna enam kindlasti seda ei ole ja seega sellist saavutust korrata tänapäeval juba suhteliselt võimatu, nii et Palusalu oli unikaalne. See võit oli unikaalne nii rahvusvahelises plaanis. Kindlasti oli see erakordne saavutus eestlastele, sest tegemist oli ju siis meie esimese kahekordse olümpiavõitjaga. Ja kindlasti oli see hetk ka selles mõttes eriline, et kui me vaatame nüüd tagasi Berliini 1936, need olid Hitleri olümpiamängud, nagu me mäletame ajaloost. Need olid tegelikult olümpiamängud, kuhu Saksa riik panustas väga suurt raha, mis said esimest korda sellise tõeliselt suure rahvusvahelise meediakajastuse ja said seda meediakajastust ka Eestis, sest et Palusalu ja teiste Berliinis võistelnud eestlaste tulemusi tolle aja kohta ikkagi väga operatiivselt siia Eestisse edastati, et Palusalu võidu uudis jõudis ikkagi minutite jooksul Berliinist Eestisse ja loomulikult siis oli see ka eestlastele väga eriline ja lõpuks need maadlejad ja teised medalivõitjad ja Berliini sportlased Eestisse jõudsid, siis see vastuvõtt neile oli ka väga eriline. Istutati tammepuid Palusalule, kingiti talu, nagu me teame, see oli siis riigivanema poolt või presidendi poolt. Tollal ta vist oli riigivanem. Talu kinkimine oli ju midagi ülierilist, see näitab ju ise, kui eriline see sündmus eestlaste jaoks oli, nii et ma usun, et see hetk on õigustatult meie jaoks täna endiselt üks suurimatest hetkedest Eesti spordiajaloos, eriti kui me siia lisame veel
teadmise, et maadlus, raskejõustik üldse on olnud selline varajastest Eestis harratatud sportidest suurimaid, kui mitte suurim ja seal ees on olnud veel terve rida väga tähelepanuväärseid maadlejaid, kellest nii mõnigi tegelikult oli meil siin ka viimase sekundini siia esikümnesse pääsemas, olgu siis kas või Georg Hackenschmidti siin nimetatud või Eesti esimest olümpiamedali võitjat Martin Kleini, kelle maadlus Stockholmi olümpial ju mäletatavasti soomlase Alfred Asikaineniga ju kestis 11 tundi ja rohkem veel minuteid peale ja on ju läinud Guinessi rekordina ajalukku kui maailma pikim maadlusmatš tänase päevani. Ka väga erilised hetked, nii Hackenschmidti kui Lurichi maailmameistritiitlid, Abergi maailmameistritiitel, Jaan Jaago veel. Nii et siin tegelikult oli pretendente küll ja veel. Aga jah, nendest kõigist meie jaoks tundus erilisem just see Palusalu, kuna see oli igas mõttes ülieriline ja topelt kuld pealegi. Nii et ma arvan, et rohkem põhjendama ei pea. Või kuidas teile tundub, tegime me ehk Palusalu eelistades mõnele teisele maadlejale tollest perioodist nüüd liiga? Ei julge seda viimast väidet väga kinnitada. Tõesti eredad hetked on olnud, kuulsad nimed, suured võidud, aga eks nii üht kui teist jagub ka teistesse spordisfääridesse, nii et võib-olla vaatamegi üle juba järgmiste episoodide suunas. Jah, tegelikult nüüd, kui edasi tabeliga minna, siis me jõuamegi juba sõjajärgsesse perioodi või isegi väga pikalt peale sõda, et aasta 1964 ja Ants Hansson. See oli Ants Hanssoni kindlasti karjääri säravaim aasta, et siin kõik põhivõidud tulevadki selle aastaga seoses, et alustades Euroopa meistritiitlist mitmevõistluses, samuti maailma rekordi püstitamisest, oli see vist 3000 meetri sõidus. Ja loomulikult olümpiakuld, mis ühtlasi on ka kõige esimene eestlaste olümpiakuld ja olümpiamedal üldse talimängudelt. Selles mõttes hästi märgiline. Ja see võimas aasta tipnes lõpuks ka ju Oskar Mattiiseni auhinnaga, mis teadupärast antakse siis aasta parimale kiiruisutajale kogu maailmas, et ma ei oskagi öelda, kas üldse palju meil on sportlasi, kes on oma ala absoluutseks parimaks maailmas mingil konkreetsel aastal valitud, et neid ei ole kindlasti palju. Et see saavutus kindla peale on selline märgiline, et kui ma vaatasin ka neid nimesi, kes Mattiiseni auhinna on saanud, siis tõepoolest seal on kõik väga kõvad kiiruisu legendid, et isegi mina, kes ei ole väga suur kiiruisutamise fänn, siis need nimed mulle ütlesid väga palju. Ja Ants Hansson siis nende nimede seas, nii et kindlasti väärt tulemus. Või kuidas teile tundub? No, kindlasti ei ole neid palju Eesti sportlasi, keda valitakse mõnel alal üldse maailma parimaks ja eriti vähe on muidugi veel selliseid, keda valitakse selle tiitli saajaks olümpiaalade valikus või võtmes, nii et kahtlemata erakordne, aga Antsonist rääkides tegelikult tema võib-olla sellisele populaarsusele andis laiemat kõlapindaga tegelikult tema selline üldine populaarsus Eesti rahva seas, et tema nii-öelda ka natukene võib-olla sellised eraelulised või kollasemad faktid oli ta ju selline muidu ka värvikas ja iseloomuga isiksus. Et nii spordis kui spordiväliselt torkas ta silma ja oli selline ikkagi menukas tegelane 1960 Eestis ka laiemalt, kas või tänu oma abielule filmistaar Eve Kiviga näiteks. Jaa. Ja ega see kuulsus ju kandus üle aastakümnete, et kui mõelda siin 90ndate alguses ja Eesti iseseisvuse taastamise järgne esimene taliolümpia Albervillis, siis ju Eesti lipukandjaks olümpiamängude avatseremoonial oligi Ants Hansson.
Nii et mees, kelle kuulsus jäigi püsima ja kes oli meie selline armastatud sporditegelane väga, väga pikalt ja võib-olla see on ka märk sellest, et meie nimekiri ikkagi veidi ilmselt subjektiivne on, et me oleme siin arvestanud nii sporti kui spordivälist vist. Jah, aga kui me vaatamegi neid kriteeriume ka, siis siin seda erilisust on. Esimene Eesti olümpiavõit, taliolümpiavõit ja selline oma ala maailma parimaks valimine, populaarsus Eestis ja ega ka ilmselt maailmas aasta parim kiiruisutaja leiab kajast. Just nii ja Rait, kui ma nüüd natukene spoilin, nagu noored ütlevad, siis ka sinu esimene tutvustatav on vist mees, kes oli populaarne nii spordiplatsil kui spordiplatsi kõrval ja on läinud meie rahva mällu väga mitmel erineval moel. No just, mitte sugugi väiksema kaliibri mees, pigem kogu see jutt, mis lugupeetud Ants Hansoni kohta sai öeldud, tuleks veel mingi koefitsiendiga korrutada, et anda edasi seda mõõdet, millega tõstekorüfee Jaan Talts karjääri jooksul hakkama on saanud. Et kui eelpool sai mainitud näiteks Viljar Luuri ja Kanteri nime, siis Talts samamoodi väga ere karjäär, millest väga ereda momendina on hea välja tuua ikkagi 1. august aastast 1967, kui ta esimese pool raskekaalu tõstjana sai tõstmise 3 võistluses üles rohkem kui pool tonni kaaluva kogusumma. Täpsemalt siis rekorditabelitesse läks kirja 502,5 kilo ja tegelikult selle võistluse jooksul tegi ta kokku siis 3 maailmarekordit ja seesama 500 kilo, mis tundus uskumatu kättesaamatuna, mitte teostavana normaalset mõõtu meesterahva poolt, sai tõeks ja just selle saavutuse tõttu Jaan Talts hiljem pälvis ka Nõukogude Liidu parima sportlase nimetuse, valiti maailma aasta sportlaste esikümnesse ainsa tõstjana, nii et küllap ta siis oli, võib ka nii öelda, maailma parim tõstja ja et sellele veel kuidagi omamoodi mõõdet anda, et kuni selle saavutuseni, mis toimus siis Nõukogude Liidu rahvaste Spartakiaadil, kus ta NSV Liidu meistritiitli võttis, enne seda tiitlit, enne kui ta valiti maailma 10 parema hulka, ei olnud ta ei NSV Liidu meister, ei olnud tal tiitlivõistluste medaleid. Nii et kõik tuli ühe ropsakuga korraga ja niisugune vinge hetk on meie arvates õigustatud igati, et see natuke pikemalt peatuda. Ja ega vist ei olegi rohkem eestlasi, kes oleks Nõukogude Liidu aasta sportlaseks valitud või jääb mul kellegi 2 silma vahele? Ei, nii kõrget tunnustust tõesti ei ole olnud. On olnud suur riik, on ka palju häid sportlasi, on valitud niisugust esikümmet, ka mõnikord mitte paremusjärjestusse seades. Ja sinna piiri peale on küll mahtunud Erika Salumäe mingites konkursides ja kindlasti oli seal ka siis 6. koha peal 90. aastal Jüri Jaanson, aga nende aastateni alles hakkame jõudma tasapisi. Mina teen ettepaneku veel hetkeks peatuda Jaan Taltsil. Tema karjäär oli ju, nagu me teame, üli edukas ja kestis sellest 67. aastast ikka veel aastaid ja aastaid edasi ja mahtusid sinna veel maailmameistri-tiitlid, mahtusid sinna olümpiakuldmedal ja hulk maailmarekordeid, et Rait paranda mind, aga kas oli see maailmarekordite hulk lõpuks 40, mis on ametliku kinnitus leidnud Jaan Taltsi poolt püstitatud maailmarekorditest rääkides? Jah, kui rääkida maailmarekordite ületustest, siis neid on sinna pole 40 piiri päris palju, aga ametliku kinnituse on tõesti saanud neist täpselt 40. Üks rekord läks tühistamine seetõttu, et järelkaalumisel osutus kehakaal mõne grammi võrra liiga suureks ja 2 puhul siis kohtunikud, administraatorid, asjapulgad jätsid
mõne protseduurilise reegli tähelepanuta ja sama on ka seal fenomenaalse 500 kilo puhul, mida tegelikult maailmarekordi arenguloos ei olegi. Et seal ongi kirjas kohe järgmine raskus 502,5. Just. Et selliseid kurioosumid tuleb ette. Ja see 502,5 loomulikult ka siis Jaan Taltsi rekordina. Ja Jaan Taltsil on jah neid hetki, millega ta oleks võinud meie nimekirja tulla mitud, kas või ühe õhtuga 6 maailmarekordit koduses Tallinnas või seesama olümpiakuld või midagi ehk veel, aga meie jaoks siis tundus olulisim või erilisim just see hetke erilisuse mõttes tõesti see unelmapiiri ületamine ja see unelmapiir ei olnud nagu meie peades või siin eestlaste peades, vaid see oli kogu maailma peades, mida siis need tunnustused ja laiemad tähelepanuavaldused tema suhtes ka ju väga ilmekalt välja toovad. Aga Jaan Talts muidugi ju omas mõttes sümboliseeris meie jaoks ja siia nimekirja pääsedes ka kõiki varasemaid Eesti tõstmise ajaloo selliseid eduhetki, millest nii mõnigi oli meil siin ka piiri peal ja eelvalikutes sees, aga ei mahtunud lõpuks siia 10 sekka, aga tänu Jaan Taltsile siis võime siin natukene ka võib-olla laiemalt Eesti tõstmisest ju rääkida, nii et maailmarekordi tõstjaid, olümpiavõitjaid Eesti tõstmises oli ju ka enne Taltsi, ehkki keegi nendest nüüd päriselt nii võimsa karjäärini ei jõudnud. On hea, et meie see spordiajaloo algus, raskejõustik tõstjad maadlejad on oma sellise panuse andnud ja kokku võetud, nii et see kolmas suur teema olümpiamängud, mis on alati meie spordis olnud väga oluline, saab nüüd võib-olla suuremat tähelepanu ka selles mõttes, et see hetk, mis meil nüüd järgmisel ette tuleb, vabandust, mitte kolmas, peaks olema juba 4 siiski. See hetk on siis olümpiatule süttimine Tallinnas või olümpiamängud jõudsid Tallinnasse. Aasta oli 1980, Tallinnas toimus Moskva olümpiamängude purjeregatt, jagati olümpiamedaleid. Tallinnas käisid Rahvusvahelise olümpiakomitee tolle hetke president Lord Gilanin ja vastselt valitud uus president Juan Antonio Samaranch. Tallinnas käis Rahvusvahelise purjetamisliidu toonane juhtfiguur Pepe Croce ja veel terve rida muid väga tähtsaid tegelasi, aga käis ka spordivõistlusi, olümpiavõistlused tegelikult käisid Tallinnas ja see vist ongi see, mis selle hetke teeb eriti oluliseks. Kuigi jah, tagantjärele me teame, et see oli vastuoluline sündmus. Ühelt poolt oli see küll olümpiavõistlus, teiselt poolt jäi see poliitiliste mängude, poliitiliste tõmbetuulte kätte. Nagu mäletate, siis Moskva olümpiamängud ju osutusid boikotimängudeks. Läänemaailm boikoteeris Moskva olümpiamänge erinevatel põhjustel, mis siis tegelikult leidsid oma väljundi põhjenduses, et Nõukogude Liidu väed olid tunginud Afganistani ja alustanud Afganistanis sõda, invasiooni eraldi iseseisva riigi suhtes 1979. aasta lõpul ja see siis käivitas selle boikoti ahela, mis siis lõppes üle 60 riigi poolt boikoteerimisega, olümpiamängude boikoteerimisega ja see tähendas seda, et lõpuks Tallinna olümpiaregatile jõudis päris vähe sportlasi, päris vähe riike ja ka nendest õige mitmed siis tegelikult ei võistelnud oma lipu all, vaid siis nii-öelda olümpialipu all ehk siis riigid ise nagu justkui ei võistelnud, aga nende riikide sportlased tulid kohale ja said võistelda, aga mängiti neile siis olümpiahümni, kui nad kuldmedalid võitsid ja häisati olümpialipud, mitte nende riikide lipud, nii et selles mõttes ei olnud need olümpiavõistlused jah, võib-olla nii esinduslikud, kui oleks oodatud ja kas kogu sportlaste koguarv oli suhteliselt napp, kes Tallinnasse jõudis, aga olümpiamängud olid need siiski. Olümpiatuli süttis Tallinnas siiski ja sellise hea nostalgilise eestlaste mälestustesse need olümpiamängud ju ometi jätsid. Väga paljud ilmselt mäletavad toonast sellist erilist tegelast nagu olümpiamaskott Vigri, mis siis oli ka ainulaadne ja unikaalne. Kunagi varem ei olnud olümpiaajaloos olnud sellist
sellist kommet, et sellele põhimaskotile, kes siis Moskva olümpiamängudel oli ju, mäletate, karupoeg Miša, ühel spordialal lisanduks veel eraldi maskott. Nii et ainulaadne hetk oli juba see. Ainulaadne on see, et olümpiaregati tõttu muutus ju tegelikult kogu Tallinna linna pilt, uued ehitised, see suur purjespordikeskus Pirital Top-keskuse nime all tuntud, kus siis need võistlusid peeti, on ise juba selline tänaseks mälestiseks tunnistatud ehitis, arhitektuuri mälestis. Teletorn Tallinnas, Pirita tee, lennujaama uuendus, linnahalli ehitus, neid objekte, olümpiahotell ja nii edasi, nii et see linnapildi muutus ja mitmed sellised värsked tuulepuhangud, kas või mingisugused Pepsi-koolade, Coca-Colade, nii-öelda muude selliste asjadega tutvumine, kiirtoidu teatav saabumine Eestisse on ka tegelikult ju mõnes mõttes seotud igasuguste grillide ja muude baaride ehitamine ja kõik see on ju seotud ka natukene sellise olümpia ajajärguga. Nii et selline väga eriline, väga mitmes mõttes kultuuri spordilooliselt eriline hetk ja ka see ootus, et kohe hakkab maailm Tallinnasse tulema ja siis väike pettumus, et seda maailma nii palju ei tulnud, neid riike tuli palju vähem turiste, tuli üsna vähe, aga ometi midagi ju tuli, kedagi ju tuli, nii et erinevad sellised mälestused ja muidugi reisilaev Georg Ots, mis hakkas ka 1980. aastal just enne olümpiamängude algust Helsingi-Tallinna vahet käima, nii et selliseid ilusaid valgelaeva lugusid saab ju siin ka rääkida olümpia kontekstis, nii et usun, et põhjendasin ära, miks olümpiamängud Tallinnas on eriline hetk Eesti spordiloos. Jah, tõepoolest, sest et on ju olümpiamängud sisuliselt suurim spordivõistlus ja see on kõige lähem hetk, kui Eesti on nii-öelda oma pinnal neid võõrustanud ja ega siin mõned podcastid tagasi me ju arutasime ka olümpiamängude suuruse üle ja et kas või kuidas üldse Eestil oleks neid võimalik võõrustada, siis ega ilmselt polegi vast midagi sellist lähedasemat loota, kui see 80. aasta purjeregatt või nii et selles mõttes jah, kindlasti väga. Jah, et võib-olla jäi see nüüd otse välja ütlemata, et tegelikult jah, maailmas teatavad sellist negatiivset tähelepanu see ju ka äratas põhjusel, et just kui toimusid olümpiavõistlused okupeeritud territooriumil, või no mitte justkui, vaid toimusidki, aga et see justkui ei sobi ja ilmselt ka see tegelikult oli õige, et ega see võib-olla hea komme ei olnud, aga selline vastuoluline sündmus see kindlasti oli. Aga see selleks, võib-olla lähme edasi, jah? Jah, et kui siin just Tallinnaga seoses rääkisime ka okupatsioonist, et nüüd sujuvalt edasi okupatsiooniperioodi lõppu, siis laulvasse revolutsiooni, et aasta 1988 ja olümpia võitjad Tiit Soku ja Eerika Salumäe suurejooneline vastuvõtt Tallinna Raekoja platsil 4. oktoober 1988. Et kui olümpiavõite tegelikult on meil ju päris rohkelt, et siis võib-olla mõned tõusevad natuke rohkem esile või sööbivad rahvamällu ja kindlasti võiks arvata, et see 88 aasta, kui oli just see laulva revolutsiooni esimene tõusulaine ja Souli olümpiamängud sattusid ka just sellesse ajajärku, kui see laulev revolutsioon oli nii-öelda käima tõmmatud või käima läinud ja suur kogus rahvast olümpiasangareid tervitamas, et olümpiasangareid on meil varem ka loomulikult kenasti vastu võetud raudteejaamades või sadamates, lennujaamades, aga see tundus kuidagi selline osa sellest laulvast revolutsioonist, et natuke kuidagi erilisem. Ja selle vastuvõtu ürituse ajal Raekoja platsiski ju
oli vist Rein Veidemann, kes lasi lendu lause, et oma lipu all olümpiale, et sealt hakkasid kooruma ideed, et järgmised olümpiad ei peaks enam Eesti punalipu all, vaid juba omaenda sinimustvalge lipu all minema ja et tegelikult lõpuks need välja hõigatud ideed 4 aastat hiljem ju ka realiseerusid, et Barcelona ja Albertvilli olümpial Eesti siis sinimustvalgete all oligi. Ja kui nüüd nendest medalitest, kuldadest rääkida, siis Erika Salumäe esimene kuld Soulis ilmselt maailma silmis pälvis natuke võib-olla rohkem tähelepanu kui naiste trekisprindi finaal võiks pälvida, sest et finaali vastane Krista Luding-Rottenburg oli ju pool aastat varem Calgary taliolümpial tulnud olümpiavõitjaks. Ja tal oleks olnud siis selline ainulaadne võimalus sama aasta jooksul saavutada kuldmedal, olümpiakuldmedal nii tali kui suvemängudel. Et ühel sportlasel see on varem küll õnnestunud, aga mitte samal aastal. Et siin oleks olnud selline erakordne võimalus, aga seda erakordset võimalust siiski ei tekkinud Erika Salumäe eduka võistluse tõttu. Nii et kindlasti selline rahvusvaheline tähelepanu oli sellele võistlusele täitsa olemas. Ja meil oli tegelikult ka siin mõtetes ju Erika Salumäe esimene kuld iseseisvuse taastanud Eestile 92 Barcelonas ja sellega kaasneb Eesti lipu võidumasti tõmbamine valedes värvides või vales järjekorras, tagurpidi. Aga ilmselt see 88 võtab võib-olla selle järgneva 92 ka kenasti kokku, et eraldi kahte võib-olla sarnast asja nüüd ei hakanud siia tabelisse sisse panema, et see 88 oligi see võib-olla, mis tekitas selle sündmuste jada, mis siis viiski lõpuks oma lipu all olümpiale ja kuigi olümpial ta oli algul tagurpidi see lipp, aga siiski oma lipu all olümpiale. Ja mõnes mõttes ka Tiit Soku olümpiavõitju, et korvpall kindlasti pallimängualadest on, ütleme, kui jalgpall kõrvale jätta, siis korvpall kindlasti on üks populaarsemaid pallimängualasid ja sellel alal ka olümpiavõit ilmselt võiks olla üks väärtuslikumaid, et kui vaadata, kes USA koondises tol ajal olid, kui Nõukogude Liit olümpiakulla võttis ja poolfinaalis ameeriklasi võitis, siis oli seal nii mõnigi hilisem NBA legend, näiteks Mitch Richmond või David Robinson, kes mõlemad on mänginud ka hilisemates nii-öelda Dream Teamides. Et seal oli ka selliseid väga nimekaid mängijaid ja loomulikult ka tollane Jugoslaavia koosnes ju väga suurtest korvpallitähtedest. See oli selline periood, ütleme niimoodi, mis algas 88 aastaga ja kestis sinna 92 aastani, kus tegelikult me saaksime neid hetki äärmiselt mitmeid, aga nüüd kõik lihtsalt ju ei mahu, kui me peame nüüd mingisugust nimekirja koostama, nii et me üritasime selle ühe hetke valimisega tegelikult siis kogu selle ajajärgu tegelikult ära katta. Ja Erika Salumäe nimi on siin tõesti see ühendav lüli, et 2 olümpiakulda, 1 veel Nõukogude Liidu eest, teine juba Eesti eest. Ka see on ainulaadne ja see on ainulaadne ka rahvusvaheliselt ja lisaks tõesti see, et Souli finaalis siis võita Krista Luding-Rottenburgerit, endist Ida-Saksa kiiruisutajat, legendaarset kiiruisutajat, kellel oli siis tõesti suur lugu käsil ja meie tüdruk siis lõpetas selle loo nii-öelda selles finaalis. Et lihtsalt tahtsin võib-olla veel siin tuua kuulajate ette sellise tähelepaneku, et neid kiiruisutajatest jalgrattureid ja jalgratturitest kiiruisutajaid on ju teisigi olnud, et selles mõttes Luding-Rottenburger poleks olnud esimene. Aga kindlasti olid üks edukamaid. Erik Hayden USA-st võib-olla siia veel kõrvale ja mõni veel.
aga ma nüüd Raidi vist katkestasin ka ära, Raidil oli ka mõte. Jah, natuke korvpalliliini see hakkas tüürima, et võib-olla on ka see ilus ja sümboolne, et kogu meie eelnevate kümnendite korvpallurite plejaad, kes olümpialt küll pronksi ja hõbedat on noppinud ja MM-tiitleid ja ohtralt EM-medaleid, ka lausa 4 kaupa koondisse mahtudes ja tervet kolmandiku üleüldisest koondisest moodustades 67. aastal. Et see kõik päädis siis ühel hetkel ka ikka väärt olümpiakullaga, et Eesti korvpall nii kaua ikkagi on, et üks mees vähemalt olümpiavõit ju väärt oli ja selle saime viimasel hetkel ikkagi kätte. Ja korvpalluritest ju veel edasi rääkida, et tegelikult oli siin see meie korvpallikoondis moodustamisel ju 90 alguses ka nendest Nõukogude Liidu karastusega meestest ja Kalevi klubi mängijatest, kes siis siin 93. aasta Euroopa meistrivõistlustele jõudsid ja 6. koha võtsid Jaak Salumetsa vedamisele. Ega seesama korvpallikoondis nii-öelda põhituumik oli ka endine Kalevi meeskond, kes veel 91. aastal jõudis ka liidu meistritiitlini ja ka see hetk oli meil ju siin eelkonkurentsis, et Kalevi korvpallimeeskond on liidu meistritiitel, aga ka napilt siia 10 hulka nüüd ei jõudnud, aga ära väärib ta kindlasti märkimist. Aga räägime jah nendest sündmustest, mis meie loetelusse on mahtunud. Järgmisest kümnendist, 90. lõpust leiame ka unikaalse saavutuse, mis taaskord ei räägi mitte lugu ennast, vaid võtab sümboolselt kokku varasemate plejaadide vägevad teod. Ütleme sõidud ja jutt viib meid jalgrattamaailma, viib jassini. Jaan Kirsipuu, kes 99. aastal Tour de France'il võitis üsna tuuri alguses esimese etapi kohe ja tõusis Varjase staadiumis kogu selle Tour de France'i unelmate velotuuri liidriks. Kandis 6 etapi vältel kollast liidrisärki ja on erakordne ka see, et liidrisärki said sel tuuril kanda vaid üleüldse 2 meest. Lisaks eestlasele oli see siis veel USA skandaalne Lance Armstrong. Ja kui Armstrongi saavutused nüüd tagantjärgi on paljuski tühistatud, siis no nii on. 99. aasta tuuri ainus legaalne kollase särgikandja on meie jass. No ja kui Kirsipuu nimi on siin juba läbi käinud, siis saaks rääkida kogu sellest Kirsipuude dünastiast jalgrattaspordis, varasematest saavutustest, mis on mõne kümnendi eest tehtud, võib viidata 76. aastale või 70. perioodile, kui 5 aastal järjest Eesti parimaks sportlaseks valiti ju jalgrattaesse Aavo Pikkuus, kes ka individuaalselt rahutuuri võitis. Võime rääkida natuke hilisemast perioodist, 80. Riho Suun. Tema võit 85. aastal 9. mail Moskvasse toodud etapil oli kohustuslik, nõutav, väga vajalik kogu liidu spordisüsteemile. See võit tuli napilt sakslase ees ja niisugused lood kõik on, no kuidas jätad neid hetkel loetelust välja, need on ilmekad, aga ei mahu. No kuidagi ei ole võimalik neid kõiki siin eraldi välja tuua, pigem siis valida eredam ja rääkida selle taustal neid lugusid. Et ka Jassi puhul see 99. aasta velotuur pole ju ainus aasta, kui ta Tour de France'il etappe on võitnud, on neid olnud hiljemgi, on neid võite olnud muudel rattasõitudel, kokku oli ju neid esikohti tublisti üle 100 ja paraku ei ole nende hulgas näiteks 92. aasta olümpiamedali võitu, sest jalgrattaringkondades on ju kirgi ütnud ka see teema, kuidas olümpiale vaid 2 meest saadeti, Lauri Aus, Raido Kodanepork ja mõlemad siit esikümnesse, et mida siis veel Jaski oleks suutnud, nii et seda tiraadi võib ka siin veel pikendada. Siin jääb nüüd võib-olla öelda ainult seda, et nii Aavo Pikkuusi, Riho Suuna kui Jaan Kirsipuud ja ka tema venda veel Toomas Kirsipuud ühte varajast Eestist
nii-öelda elukutseliste rattamaailma sukeldunud härrasmehest kõiki ühendab ju treenerina Rein Kirsipuu nimi, nii et kui poleks Rein Kirsipuu head tööd, kas meil oleks olnud nii kõva plejaad neid maanteesõitjaid, jalgrattureid võtta üldse olnud? No me peame pirusid tegema veel ja veel treeneritest. Just. Ja ka võib-olla see fakt, et ega peale seda Kirsipuu kollast särki ju Eesti ratturitel sellist saavutust ette näidata ei olegi. Sellist suure tuuri liidri särki. Jah, et on vast see mummuline mäekuninga, pigem parima noore ratturi särk Rein Taaramäel oli siin kuskil 10 aastat tagasi Tour de France'il ka mõnda aega seljas, aga mitte päris vist turniiri nii-öelda finišis. Tuuri, jah. Aga kui võtta kõrvale, panna sinna kõrvale see meie rikas ja vägev jalgratta traditsioon, siis see Kirsipuu saavutus sealt ikkagi eristub uskumatult unikaalsena ja see Lance Armstrongi nimi lisab siia ka selle väärika rahvusvahelise konteksti, miks kogu see lugu meile tundus piisavalt eriline. Aga lähme veel kord tagasi olümpiamängudele meie järgmise looga. Lähme Sydney olümpiamängudele ja räägime 10 võistlusest, räägime Erki Noolest, kelle teekond olümpiakullani Sydneys kulmineerus ikkagi uskumatult närve kõditava võistlusega, mida ilmselt Eesti televaatajad, toonased televaatajad ja sportsõbrad mäletavad surmatunnini kujundlikus kõneviisis siis. Kuivõrd tegelikult ikkagi ühe suure kullasoosikuna Erki ju Sydneysse läks ja võistlust oli väga hästi alustanud, siis teise päeva teine ala hommikupoolses programmis olnud kettaheide oli see hetk, kus siis kogu see võistlus hetkeks oli vägagi peenikesel või napil kaalukeelel, siis kui Erkil olid esimesed 2 kettaheite katset olnud juba üle astutud. Kettaheide oli tal niigi selline raske ala, kus tal mäletatavasti ei tulnud see hea tulemus sugugi kergelt ja väga head tulemust ei tulnudki. Selles mõttes ta ei ikkagi enam selle teistele tipp 10 võistlejatele kettaheites ju alla. Tänu väiksemale kehakaalule ka muidugi arusaadavalt, mis oli eelis jällegi teistel aladel. Aga tol korral siis 2-0 oli kirjas ja 3. katsel kippus ka see kand ikkagi sellele ringiservale astuma või siis mitte ja heide oli küll korralik ja ära ta seal lõpuks mõõdeti pika vaidluse peale ka seda aega. Aga see vaidlus, et kas siis üleastumine oli või mitte, see kestis ikka väga tükk aega. Esialgu tunnistatigi mäletatavasti see katse üle astutuks ja kippuski olema nii, et see olümpiateekond jääb pooleli. Aga suurte protestide tulemusena siis lõpuks jäi Erki mängu, kuigi see raputas ilmselt nii teda kui kaasvõistlejaid, see pikk vaidlus seal kettaheites, mis võib-olla mõjutas ka lõpuks veidi seda lõpptulemust, mis oli seal 8600 punkti peal, natuke rohkem. Oleks võinud ju olla parem selles mõttes, aga sellest piisas, olümpiakuld tuli. Ja sellega see lugu ju ei lõppenud, kui te mäletate veel, siis neid vaidlusi ju kestis veel ka pärast. Tšehhid, kellel oli seal oma huvi, kuna see nende mees Roman Tšeberle oli seal ka kullakonkurentsis olnud, siis tšehhid seal protestisid pikalt laialt ja vaidlused kestisid pärast olümpiamänge kuni siis sinnamaani välja, et mingisugused laborid olid seda siis kuidagi moodi, ma täpselt ei teagi, mis moodi, võib-olla te oskate mind täiendada, et mingisugustes laborites olevat tehtud kindlaks, et seal mingisugused millimeetrid ikkagi Erki Noole selle heitesussi talla ja heiteserva ääre vahel õhku jäid, nii et ta ikkagi ametlikult vist lõpuks ikkagi seal seda üleastumist ei olnud, nii nagu ka see kohtunike otsus siis oli ja selles mõttes oli see ju siis õige otsus, aga kuldmedal tuli läbi ülidramaatilise võistluse ja meile see tundus, et lausa filmi süžee ja ei saanud sellist olümpiakulla võitmist Eesti läbi aegade ühel sellisel ajalooliselt traditsioonilisema spordialal 10 võistluses kuidagi välja jätta nüüd siis sellest valikust ja see annab meile võimalusega meenutada nii mõndagi teist suurt hetke Eesti 10 võistluses, kas või Aleksander Klumbergi poolt püstitatud maailmarekordit aastast 1922, millest siis kogu 10 võistluse maailmarekordite ajalugu ju algab. Kui siit nüüd välja jätta jällegi veel üks legendaarne tegelane Stockholmi olümpiamängude kullavõitja Jim Thorpe, kes tol hetkel
oli siis mitte võistluskeelu all, vaid lihtsalt eemaldatud professionaalsuse süüdistusega spordimaastikult ja tema võidutulemust tol hetkel 22. aastal ei arvestatud, nii et maailmarekordina see Klumbergi tulemus arvesse läks ja sealt see Eesti kümnevõistluse rikas edulugu algas ja siin võime ju rääkida veel Fred Kudu õpilastest, Fred Kudust endast, Heino Lipust ja veel teistest meie kümnevõistluskorüfeedest, kellest nii mõnigi nimi oli ka meil siin eelselektsioonides sõelal ja kelle saavutustest oleks võinud ka rääkida, aga kes ruumipuudusel ja muudel põhjustel täna valikusse ei mahtunud, aga see Erki Noole lugu mahtus. Jah, võib-olla kui see võit oleks tulnud kuidagi mängelda, see lihtsalt võib-olla ei olekski ta nii-öelda hetkena nii võib-olla silma paisnud, et just see dramaatika seal või see draama seal kettaheites ja mingil määral ju see Sydney kullale kulgemise teekond on nagu Eesti kümnevõistluse teekond olümpiakullani, et nagu Kalle, sa siin mainisid, et Klumberg Kolmperest alates siis dramaatiline Heino Lipp, kes ei saanudki olümpiale, kuigi tegi tulemusi, mis samaaegselt peetud olümpiamängudel võidutulemusest oli mitmesaja punkti võrra paremad. Siis Rein Aun hõbedal ja siis lõpuks nagu üks pikk kümnevõistlus on olnud Eesti kümnevõistlus, mis siis lõpuks on Sydneys ka olümpiakullaga autasustatud. No see olümpia juba oma olemuselt on ilmselt niivõrd eriline võistlus, et mis tahes spordialal paneb võistlejad atleedid erilise pinge alla. Me teame, Erki oli ju suurepäraselt Sydneyks valmistunud, oli minemas 9000 punkti tegema, aga mõningane väikene tagasilöök kaugushüppes, püstjalu maandudes 7.76 suurema tulemus, aga mõni punkt sinna, siis tagasilöök sellest kettaheites, mis võimendus 150 punkti kaotusega minimaalselt trumpalal teivashüppes. Erki ütles, et oli valmis 5.60 hüppama, ilmselt oli valmis väga kaugele oda viskama, aga see dramaatika ju jätkus nagu alalt alale ja see oli üks lõputu kadalükk, mida tema pidi astuma ja kõik need huvilised fännid ka kodus, et juhul kui seal oli hommikupoolik, siis meil oli südaöö, kui me sealt seda kõike kogesime, nii et omad sekeldused olid seal ka odaviskes, kus alles viimasel katsel õnnestus arvestatav tulemus kirja saada. Ja taas kord tuleb tõdeda, et tegemist oli väga värvika või on tänase päevani tegemist väga värvika ja lugupeetud spordi inimesega, keda on jälgitud nii väljakul kui väljaku kõrval, nii et sellist värvi on jätkunud nii tema tegemistesse kui väljaütlemistesse kui ka sportlikesse ja muudesse saavutustesse igal moel. Ja siit võib olla ka väike soovitus filmitegijatele, et kui te selle Korvpalli Kalevi filmi ükskord valmis saate, siis tehke mängufilm kümnevõistlusest ja miks mitte Sydney olümpiamängudel kulmineeruva looga. Võiks see film olla kuidagi seotud. Saaks väga kõva filmi. Aga ma arvan, et me jääme olümpialaine edasi, kuna meil on veelgi hetki, mis on seotud olümpiamängudega teile tutvustada. Ja tõepoolest, et siit vaid 6 aastat edasi ja Eesti murdmaasuusatajate edu Torino taliolümpial 2006 siis võiks öelda üldse, et see nullindad olid siis Eesti murdmaasuusatamise selline kuldne kümnend, et alguse sai mäletatavasti 99. aastal Ramsau memmilt. Seal küll kulda ei võidetud, aga tulid siis esimesed murdmaasuusamedalid ja sisuliselt kestiski see 2010. aastani, mil siis olümpialt Vancouveris tuli viimane hõbedane medal, mille järel siis selliseid tippe murdmaas enam vallutatud ei ole. Aga just see Torino paistab välja seetõttu, et see oli nagu võistlus, suurvõistlus, kus õnnestusid nii meie mees kui naismurdmaasuusatajad, sest tavaliselt ikka kippus olema see, et kui vahel näiteks Salt Lake City's on ju
oli Mael ja Veerpalul hea olümpiamedalitega, siis Šmigunil läks natuke halvasti seal. Või siis Vancouveris oli Šmigun medalil, aga Veerpalu ja Mae medalit, et Torinos siis nii Veerpalu kui Šmigun said kullad. Ja kokku sai siis Eesti 3 kulda ja sellega tegelikult Eesti oli olümpiamängude medalitabelis lausa 12. kohal. Et nii kõrgel kohal ei ole Eesti olümpiamängude medalitabelis mitte kunagi varem ega hiljem olnud. Antwerpenis 20. aastal oldi küll ka 13. Aga siis teadupärast oli ka riike maailmas vähem ja olümpiamedali võitjaid, kui ma ei eksi, oli Antwerpenis 22, et Torinos oli neid 26, et loomulikult taliolümpia on natuke väiksem kui suveolümpia, aga võrreldes siin Antwerpenigagi siis ikkagi Torino medalid annavad meile medalitabelis 12. koha ja ees sellist suurt suusahiidmaad nagu Norrat, et Norra oli siis tol taliolümpial võiks öelda, et see küllaltki põrunud, kuna ka murdmaas neile ei tulnud kuldasi, ainult 3 hõbedat ja 1 pronks. Ja et kui siin vaatagi näiteks 3 suurt Skandinaavia riiki, Soome, Norra, Rootsi, võitsidki kambakesi 3 kulda või tegelikult Rootsi oli see, kes sai 3 kulda ja Norra ja Soome ei saanud ühtki, nii et võib öelda et Eestil oli sama palju kuldasid kui 3 suurel murdmaa suusa suurjõule Skandinaaviast. Et see oli selline vahva, tore, edukas periood, vahva, tore olümpia, mis siis kindlasti väärib vähemalt meie tabelis sisse pääsemist. Just, ega Eesti riigile edukamat olümpiat läbi aegade polegi kunagi olnud, et 3 kulda ühelt olümpialt on meie tipp. Muidu on neid tulnud kas 1 või 2 kaupa või jäädud ka hõbedale pronksile kui sedagi. Aga just sinimustvalge all 3 kulda, Torino 2006 ja unikaalne. Moskvas tõesti oli küll eestlastest olümpiavõitjaid ju rohkem 80. aastal, aga lipp oli meile mitte sobiv. Ja muidugi me olime väga rõõmsad nende saavutuste üle. Ka Eesti Spordimuuseumis mäletan neid suuri näitusi, mis said tehtud tollal, neid suuri olümpiaprojekte. Aga mulle nüüd tekibki see küsimus, et kas me ei peaks nüüd teatavaid jutumärke panema siia Urmet sinu poolt mainitud väljendile vahvad olümpiamängud Eestile. Et irooniliselt ka meie järgnevad teemad, millega me siin tegelema hakkame ju tegelikult on seotud selle sama perioodiga mõnes mõttes Eesti talispordi eduka kümnendiga, mis on saabki võib-olla just nimelt sellise lisavärvi või lisa mingisuguse nüansi tänu sellele, mis muudab seda võib-olla tõesti veelgi erilisemaks seda ajastut ja kas või neid Torino mänge, ehk siis kõik need süüdistused, kahtlustused, protsessid, mis on saatnud meie olümpiavõitjaid, murdmaasuusatajaid juba mõnda aega ja mis siis eelmisel aastal ka mingis mõttes mingi vahekokkuvõtteni ju jõudsid. Et kuidas teile tundub, kuidas me peaksime suhtuma sellesse Torinosse täna? Mina isiklikult võtan seda vahetu emotsiooniga, nii nagu ta tookord oli ja see on midagi niisugust, mis meelest ei lähe. Nagu ei lähe meelest ka kõik see, mis tegelikult ju järgnes ja võib-olla mis isegi eelnes. Ega me ei saa seda erakordsete hetkede loetelu ju ainult positiivsel lainel mööda seda lõpuni purjetada, et seilame siis ka natuke võib-olla allavoolu. Me räägime siin Aadarplatsist, ütleme selle eelmise aasta spordi märgusõna, mis kõige rohkem läbi kõlas ja oleme tõstnud ka selle
ja taaskord mitte ainult selle Aderlassi momendi siia valitute sekka, vaid ka kokkuvõtvana mõnede varasemate sündmuste siis meenutusena, et ju algas see 2002. aasta mängude eel ja on edukaid suusatajaid, nagu need meie ässad ju on ju saatnud, kus on edu, seal on kiibitsejaid ja mille üks ilminguid oli siis juba 2011. aastal, kui tõusid esile tumedad pilved Andrus Veerpalu ja ka tema treeneri Mati Alaveri kohale. Need õnnestus siis hajutada, aga see, mis juhtus eelmisel aastal Seefieldis, see rahvusvaheline sündmuste jada, mis kätkes endas parasjagu draamat, pisaraid, põgenemist, jaatamist ja eitamist ja pisavatest tulvil silmadega pressikonverentsil istumist. Et see kõik on midagi niisugust paraku erakordset, millest ka mööda minna ei saa. Jah, võib-olla see Mati Alaveri süüdimõistmine, mida ta ka ise edasi ei kaevanud ja koostöö tegemine on jätnud pitseri Eesti suusaspordile terviklikult. Nojah, et siin ju tõepoolest on ka süüdimõistvate kohtuotsused juba olnud jõustunud, et kui on varasemaid selliseid kahtlusi ja juhtumeid olnud, siis need on lahenenud positiivselt või jäänud otsad nagu kuidagi õhku. Aga et see eelmise aasta Aderlassi juhtum, operatsioon, et siin on siis need probleemid juba sellise kinnitatud kohtulahenditega. Nojah, kui keegi nüüd tõesti küsib, et kas peab rääkima ka sellistest asjadest, kui me räägime Eesti spordi nii-öelda võitudest või olulistest hetkedest, siis ja kuidas me jätame välja sellised teema, mis on tegelikult viimaste aastakümnete jooksul, kas või meie põhjanaabritest rääkides juba 99. aastast või veelgi varasemast ju saatnud nende sporti ja mida me oleme nagu teatava sellise tundega võib-olla esialgu jälginud, et nendel võib-olla on, aga ega meil ometi ei ole selliseid asju. Aga kui nad ükskord tulid, siis see šokk ja see uskumatuse tunne oli ikkagi valdav. Ma ütlen enda pealt ka, et ega esimestel hetkedel on seda nagu raske nagu aktsepteerida, et kas tõesti meie kangelased võivad olla kuidagi seotud mingite selliste asjadega, aga aastate jooksul on see mõistmine või rahunemine mingisugune tulnud, et on siis on või ei ole, siis ei ole, et ju siis läheb nagu läheb, et mis seal teha, et kõik ei saa alati minna ainult sellise laulusaatel või eduloo saatel peab ju loogiline, et spordis on ka tagasilöögid ja nendest tuleb õppida ja kui midagi siit õppida, siis just seda, et pettus varem või hiljem ilmselt ikkagi ilmsiks tuleb ja see on ainult hea spordile. Ega ei oskagi siin muud öelda. Võib-olla veel ka seda, et kui meie kunagised raskejõustiklased on leidnud oma eesotsas Georg Lurichiga taaskord on leidnud oma nii-öelda püsiva koha Eesti ka folklooris, kui sportlased sinna väga tihti võib-olla ei satu, siis jõumehed satuvad, siis tegelikult ka need dopingulood ja skandaalid on täpselt samavõrd püsiva koha leidnud ilmselt Eesti folklooris tänaseks päevaks ja rahva nii-öelda aktiivses mälus. Ja nagu juba ütles, ma ei mäleta, mis oli selle tegelase nimi kuskilt mingisugusest telesarjast, kui sind kord laulu sisse on pandud, siis sa sealt enam välja ei saa, nii et see on võib-olla ka õpetuseks tulevastele petturitele, et kui ei taha laulu sisse sattuda, siis käituge nii, et te sinna satuksite õigetel põhjustel, mitte valedel põhjustel. Kas me nüüd leiame lõpuks ühe rõõmsama laulunoodi ka üles, et on meil... Jaa, leiame. Muidugi, meil on üks viimane hetk veel tutvustamata ka eelmisest aastast 2019 ja Eesti rahva absoluutsel lemmikspordialal. Ma julgen seda kindlasti nii ütelda. Tehnikasport on võib-olla spordivaldkond, mida me siiamaani pole hetkekski maininud, aga oleks võib-olla olnud põhjust nii mõnelgi varasemal puhul ka juba
meenutades kas või neid lugusid kümnetest ja sadadest tuhandetest pealtvaatajatest juba 50-ndatel Pirita Kose kloostrimetsa ringrajal mootorrattavõistlustele kaasa elamas, siis ilmselt mitte palju vähem tuhandeid inimesi elab tänasel päeval kaasa autorallile. Ja ma julgen tõesti väita, et just see autoralli ilmselt on see spordiala, mis on nüüd küll viimased juba päris mitmed aastad olnud ilmselt Eesti populaarseim ja publiku rohkem spordiala ja mitte ainult Eestis, vaid meie rallipilootidele käiakse ju suure rõõmu ja lustiga kaasa elamas ka väljaspool Eestit. Soomet ei hakka siin võib-olla mainimagi, seda Jyväskylä rallit või seda Soome rallit on külastatud juba aastakümneid ilmselt kümnete, sadade ja tuhandete inimeste kaupa, aga nüüd Ott Tänaku aegadel ja Martin Järve aegadel ilmselt käiakse ka palju kaugemal ja väga suurtes hulkades. Ja eestlaste pühendunud selline rallivaimustus, mis juba tegelikult Marko Märtini ajal juba kippus igasugustest piiridest võib-olla vähem autospordisõbralike inimeste jaoks juba mõistlikest piiridest ammu üle läinuna väga suureks paisuma, siis Ott Tänaku aegadel on see ju veelgi rohkem paisunud. Ja tänulikud rallisõbrad võtsid suure rõõmuga vastu siis selle mulluse edu lõpuks, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja siis maailmameistri tiitli endale lõpuks autorallis kinnustasid. Ja see vaimustus oli üleriiklik eestlastele kohaselt, kus on 2 eestlast, on 3 vaidlust. Jõudsime tülli minna, kas peaks Ott Tänak olema individuaalne Eesti parim sportlane või peaksid olema Ott Tänak ja Martin Järveoja meeskondlikud, võistkondlikud parimad Eesti sportlased või mõlemat. Aga väike tüli käib asja juurde ja meie jaoks see autoralli maailmameistri tiitel nüüd oli piisavalt eriline, piisavalt ajalooline, piisavalt rahvusvaheline ja piisavalt unikaalne saavutus, et see siia 10 hetke hulka kindlasti tuleb meie jaoks ja oma koha siia sai. Ja on tegelikult eriline saavutus. Autorallile oleme me ju elanud kaasa. Mina isiklikult mäletan veel siin 80. aastate selliseid rallisõitjaid nagu Valter Rööl ja mõned teised, kes tundusid olevat ikka väga kauged, legendaarsed ja kosmilised tegelased. Ja et nüüd on selles nimekirjas paljude soomlaste, prantslaste ja ma ei tea kõigi, kelle kõrval veel ka üks Eesti mees, siis on see ikka päris vägev. Või kuidas teile tundub? Tundub. Jään ka mõtlema, et see on ka niisugune samm-sammul maailma tipule lähemal astumine, et 80-ndatel valiti Eesti parimateks võistkondadeks rallisõidupaare 3 aastal järjest. See tipule lähenemine on nagu olnud, me ootasime esimesi MM-punkte ja siis esimesi poodiumile tõuse ja siis esimesed rallivõidud lausa, mis lubasid juba rinna kummi ajada. Ja nüüd, kui oleme jõudnud tänasesse päeva, siis tänu Otile Martinile on meil siin olnud nüüd etapi võiti ju ridamisi ja mitte ainult see tiitel, vaid tegelikult ka see stiil, kuidas eelmisel aastal see võit tuli. Et Ott on maailma kiirem rallimees ja see kooslus, see võimas võit, see oli, kas oli Hispaania ralli punktikatsel, kus ju lootusetus seisust tõusti vedestele 3. kohalt 2. tagati sellega MM-tiitel juba enne viimast etappi ja seda veegi kinnitas siis punktikatse võidu boonuspunktid. Nii et siin ei jäetud teistele mingit võimalust vastu vaielda. Pandi paika, kes on rallimaailma tipud ja sealt sai algusega siis loodame, et võib-olla pikem MM-tiitlit jada, kui seda oli Sebastian Loebil. Ja hea on tegelikult just see, et Ott Tänaku lugu on sellise ilusa, mitte lõpuga, aga sellise vahe saavutusega ikkagi pärjatud, et muidu oleks ju võinud hakata ka rääkima siin mingitest muudest hetkedest. Rallis ikka on neid ebaedu hetki ka ja Otil on ju olemas selline legendaarne järve sõidu hetk kusagilt sealt Mehhikost, kui mälu nüüd ei peta, et eelmise paarimehega, Raigo Mõlderiga, vist sinna üks auto ära uputati. Et ka see oleks ju võinud olla selline, kui me siin just alles negatiivselt realt korraks nüüd välja pääsesime, et võib-olla oleks võinud ju jääda veel korraks ka
selliste seikluste juurde, aga mul on ainult hea meel, et see nii ei läinud ja tehnikaspordis neid ebaedu hetki on ju ja neid traagilisemaidki noote oleks meie autospordi ajaloost ju ilmselt võtta olnud ka, aga hea, et on ka selliseid suurvõite. Ja tegelikult ju, üks tehnikaspordi valdkond vormelisõit võib-olla väärib ka siin korraks välja toomist, et Eesti spordi ajalugu on ju tegelikult, meil on ka selline episood, et me oleme olnud ju kõva vormelite ehitaja eestlased on ju ajalukku läinud ka sellise asjaga nagu Vormel Estoniaga, mida siin aastakümneid ehitati väikseid vormelautosid ja seal nii-öelda Nõukogude Liidu aegadel paremat sõiduvahendit selle suure riigi vormelipilootidele ilmselt võtta kuskilt ei olnudki, et Vormel Estonia oli ka omas ajas väga kõva asi ja miks mitte ei oleks võinud ka olla üks neist lugudest siin täna rääkimiseks, kui meil poleks midagi veelgi võimsamat olnud võtta. Tõepoolest, jah, see eestlaste autospordi vaimustus ja autoralli maailma mootorispordi hierarhias võiks arvata, et vormel 1 ja motoringraja järel vast äkki ongi kuskil seal kolmas, nii et selles mõttes ei ole jah, see ju ka mingi nurgataguse võistlussarja MM-tiitel, vaid tegelikult ikkagi selline täitsa oluline maailma motospordi üks selliseid olulisemaid alasid siiski. Jah, täitsa oluline võib-olla ei kõlanud isegi nii veendunult, aga mina olen küll veendunud, et see on väga oluline ja mitte sugugi väike sport, kui me räägime autorallist nüüd. Tõepoolest. Aga nüüd sai see ring meil peale, et kui siin kuidagi seda asja kokku võtta, kas nüüd see on ikkagi väga halb küsimus veel küsida, et kas teil on mõned oma lemmikhetked või on teil üks selline nendest kõigist üks suur lemmikhetk, mida veel siin lõpus eriliselt välja tuua või tahate te välja tuua mõnda veel sellist hetke, mis meil siin nendesse ametlikesse nii-öelda ametlikesse jutumärkides nimekirjadesse või pingeridadesse või edetabelitesse ei mahtunud, aga mis veel vääriks mainimist? Aderlass kindlalt ei ole minu lemmikhetk mitte kuidagi mingil muul moel, aga seda pikka ja sisukat saadet tehes meeldivate teadjate inimestega, siis see kõik ongi niisugune sümbioos, mis haarab ja ei lase ennast lahti, et kui sa oled juba enda sõrme ja vaimu spordi maailmale andnud ja elad kaasa seal toimuvale, siis edu lootusi oodates ja tagasilööke ühiselt läbi elades, kõik ongi niisugune tervik, millest ei tahakski, mina vähemalt ei taha praegu ühtegi eredat hetke välja tuua. Pisut on kahju mul meie võimsatest vehklejatest, tüdrukutest ja poistest, kes, ma arvan, et kui ma oleks teinud siin top 12, siis oleksime saanud siin pikemalt rääkida ka kuldsest pooltunnist 2013. aastal, kui EP-vehklemise absoluutne kroon toodi Eestisse, kui Kolja ja Julia lühikese ajavahemiku jooksul võitsid, pooltunni jooksul ilmselt oli see nii, võitsid MM-tiitlid vehklemises. Ei ole me saanud ka rääkida siin Euroopa meistrivõistlusel saadud kolmikvõidust, naiskondlikust MM-tiitlist, hulgadest, muudest medalitest, mis tänu vehklejatele on meile jõudnud. Viimase 10 jooksul kusjuures lausa, jah. Just, nii et see minus pisut kripeldama jäi. Vormet, kuidas sul? Jah, et eks kindlasti see vehklejate asi endalgi, et vähemalt ära mainida kindlasti, et nad oleksid ilmselt selles, kui oleks teinud top 12, et siis ilmselt oleks sinna kindlasti mahtunud, aga mõnes mõttes, mida võib-olla ära märkida, et kui ma vaatan meie kuulajate seda tabelit, siis meie 10 ja kuulajate 10 tegelikult ju ei erinegi väga palju, et sest on mingi kolm asja, mis meie tabelist puudusid ja olid kuulajatel enim punkte saanud, aga... See oleks väga huvitav, võib-olla ütledki need 3, mis kuulajatelt enim punkte said. Jah, kõige populaarsemad 2 siis võrdsed nii-öelda punktide või protsentuaalselt saadud punktide järgi olid Kristjan Palusalu topeltkuld Berliini olümpialt ja
Erki Noole keeruline teekond Sydney olümpiavõidule. Et siin oli siis 77,6% meie vastajatest arvanud, et need vääriksid spordihetke hulka saamist. Ja kolmas oli siis Ott Tänaku ja Martin Järveoja maailmameistri tiitel, et siin jagus siis 73,8% antud häältest. Ja kui niimoodi kiirelt vaatan, et mis siis meie tabeli 10 ei mahtunud, aga siin vaatajatel pigem siiski on siis Kalevi korvpallimeeskonna Nõukogude Liidu meistritiitel 91. aastal, et see on siin ütleks, et suisa lausa neljandal kohal, et 68,2%. Ja mis veel on, mida meil ei jõudnud, on Kalevi võrkpallimeeskonna tiitel, Nõukogude Liidu meistritiitel 68. aastal. Et äkki võib-olla veel, nüüd niimoodi kiiresti pealne vaadates ei suuda tuvastada, et võib-olla ühe asja kuskilt siit 10 veel leiaks, aga mida tegelikult tahaks ka märkida, et iseenesest see meie 21. valik tundub, et võib-olla oli päris hea, sest et sellist hetke, mis ei oleks nagu üldse saanud kuulajate poolt ära märkimist või oleks ainult ühe või kahe inimese poolt märgitud, et seda tegelikult ei olegi, et kõige vähem hääli saanu 10,3% meil siin hääli andnud inimestest leidis, et Eesti tõstjate kuldne põlvkonna nende triumfkodusel MM-il Tallinnas 1922. Et iseenesest 10,3 ehk siis ikkagi kümnendik ei ole ju ka halb tulemus, et see päris ei ole. Ära kukku, et ei olegi, et see juba meenutab mulle sellist vana aasta lõpu mingisugust lauluedetabelit, selline pikk mammut saade ja hetki jätkub. Ma siia veel lõpu omalt poolt lisaks ühe nime, kes meil siit kümnurgast välja jäi, aga kes on mõjutanud küll meie ajalugu spordis ja spordiväliselt laiemaltki väga pikkad aastakümnese jooksul. See oli Paul Keres, malemees Paul Keres, igavene teine, väga paljude tiitlitega pärjatud mees ja kindlasti selline malebuumi tekitaja Eestis. Maailmameistriks ei saanud, aga olümpiavõitjaks tuli selle eest palju kordi ja muid tiitleid sinna veel kamaluga peale ja tema jälg Eesti kultuuri ja spordiloos oli ikka väga suur ja natuke kahju oli küll teda võib-olla. Meil oli see hetk Avro turniiri võit 38. aastast, mis ilmselt tema sellele suurele rahvusvahelisele karjäärile aluse pani, aga kahjuks jah. Veidi kurb oli, et see hetk sinna 10 hulka me nüüd ei mahtunud, aga 10 ei ole kummist. 30 oleks ilmselt parem olnud, siis oleks teinud 5-tunnise podcasti. Aga ma ei tea, vist selleks korraks ring peal ja lubame käsi südamel hoida silma ja pilku meie spordiloo võtmehetkedel jätkuvalt peal järgmistes podcastides. Kui teil on tagasisidet anda, no andke seda muidugi, et meil aadressil podcast@spordimuuseum.ee või kuidagi teisiti. Nii et aitäh kuulamast ja uute kohtumisteni. Nägemist. Kõike head.